Inimese viimased sõnad, mis ta enne surma lausub, on alles jääjatele sageli erilise tähendusega. Sealt leiame veel mõne viimase viite, mis olukorras on inimene olnud, kuidas ta läheb vastu surmale. Sealt otsime veel viimaseid õpetussõnu, mida kaasa võtta endale oma eluteele. Ja nõnda ei olegi midagi imestama panevad selles, et Jeesuse viimased sõnad ristil on saanud erilise tähenduse tema õpilastele ja jüngritele. Neid sõnu on kokku arvatud 7 tükki, 7 lauset, mida ta on ristil öelnud, kui me võtame kõik need 4 evangeeliumit kokku. Täna me kuulsime kannatuslugu, Jeesuse surmalugu Luuka järgi. Ja seal ütleb Jeesus tegelikult vaid 3 sõna, 3 lauset, mille juures kutsun teid nüüd korraks peatuma. Esimene, mida Jeesus ütleb, võiks jääda ka ainsaks, sest see on nii võimas. Ta ütleb, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. See lause on inimesi ikka puudutanud väga sügavalt. Sa oled ebaõiglaselt ja valesüüdistuste põhjal surma mõistetud, sind on mõnitatud, naerdud, pilgatud. Sa oled juba kogenud füüsilist piina ja hingelist üksi jäätust seal risti peal. Ja siis sa hakkad paluma nende pärast, kelle tõttu see kõik on sündinud. Isa, anna neile andeks. Nad ei tea, mida nad teevad. Selle sõnaga Jeesus näitab, et ta tõesti elas lõpuni seda, mida ta õpetas. Armastage oma vaenlasi. Palvetage nende ees, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase Isa lasteks. Nõnda oli ta kord mäejutluses kõnelnud. Kelle pärast Jeesus täna palvetab? Kas ta palvetab nende Vene sõdurite pärast, kes Ukraina linnasid tulistavad, inimesi vangistavad, piinavad, vägistavad? Kas nemad on ka need, kelle kohta ta ütleks, nad ei tea, mida nad teevad? Äkki nad ikka päris hästi teavad, mida nad teevad. Kas nad on väärt seda palvet, anna neile andeks? Või kas ta palvetab selle rahva pärast, kes toetab oma diktaatorit, ehib ennast anastaja, vallutaja märkidega, tunneb uhkust, kui teist rahvast alandatakse, röövitakse, hävitakse? Küllap ta palvetab ka nende kõigi eest. Isegi kui keegi arvab, et sõda ongi selline, see käibki asja juurde ja kõik on lubatud, kui on vaja võidu nimel tegutseda, siis ometi Jeesus ja vist ka me ise teame, ja oleme valmis ütlema, et need inimesed siiski ei tea, mida nad teevad. Ka nemad on lõpuks ohvrid
nii kummaline, kui see täna meile ka ei tunduks. See, et Jeesus palvetab oma vaenlaste pärast, oma vastaste pärast, oma hukkajate pärast, annab meile lootust. Siis võib-olla meie täna ei suuda palvetada kõigi nende pärast, kellest arvame, et küllap Jeesus palvetab. Aga tema teeb seda, kui meie ei suuda. Ja tema teeb ka meie eest palvet, kui meie hinges on viha. Ja võib-olla tahaks vahel kätte maksta ja midagi väga kurja teha neile, kes teistele kurja põhjustavad. Ja me teame, Kristuse palve ulatub kõikjale. Ka meie juurde. Ka meie viha ja kättemaksu ja kurjade mõtete eest palvetab tema. Ka meil on lootust. Teine sõna, mille Kristus ütleb, ristil on kahetsevale kurjategijale suunatud kinnitus. Tõesti ma ütlen, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Tundub loomulikuna, et kui surm on silme ees, et siis hakkad paluma. Me oleme harjunud ütlema, et kaevikuis ei ole ateiste. Aga millel see väide tugineb? Eestis on muide tehtud uuring missioonisõdurite juures ja on leitud, et ka need, kes on tulnud Afganistani lahingutest, ei ole usklikumad kui teised. Kaevikuis ei leita usku. Ja võib-olla liigagi sageli juhtub, et see hoopis kaotatakse seal. Sest lootusetus, mõttetus, vägivalla ja surma keskel kaotad sellegi, mis sul on. Nii võib juhtuda. Ristil olles üks Jeesuse kõrval olija ütleb, palu minu eest. Teine irvitab ja naerata üle. Seda nimetatakse 50-50 olukorraks. Ja ilmselt see on ka nõnda, kui ükskord surm on silme ees. Kaevik ei ole hea koht, kus langetada eksistentsiaalseid otsuseid ja hakata Jumalat otsima. Selleks ajaks tuleb põhiasjad enda jaoks selgeks mõelda. Võib-olla nii mõnigi lükkab seda otsust edasi, et ükskord siis, kui päris olukord käes, et küll siis selgub, siis ei selgu enam midagi. Siis on see, millega sa sinna oled läinud, see, mis sind kannab, või siis, mis sind kanda ei suuda. On tähelepanuväärne, et Golgata ristil Kristus ei ütle ühtegi halba sõna sellele, kes irvitab ja naerab. Meil kõigil on vabadus olla need, kes me oleme. Vabadus ka mitte paluda, ka mitte uskuda. Aga Jumal ei jätas meid seepärast veel maha, ta jääb ikka meie kõrvale. Et siis, kui järsku peaks leiduma see kurjategija südamesse murdumise hetk ja ta ütleb, palu minu eest, mõtle minu peale. Et siis see kuuleks lootuse sõnu. Isegi elu viimsel hetkel on see võimalik. Aga see ei ole kohustus. Meie valikud on need, mis viivad meid
Jumala juurde või sealt eemale. Ja kolmas viimane sõna, mida Jeesus Luuka evangeeliumi järgi lausus oli: Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Ja evangelist lisab: siis heitis ta hinge. Kui esimesed sõnad olid palve, mida Jeesus ütles, anna neile andeks, siis ilmselt ka viimased sõnad on palve. Aga nüüd ta palub iseenda pärast. See on 31. Taaveti laulu sõnad, mida ta siin tsiteerib. Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sina oled mind lunastanud, issand, sa tõe Jumal. See on see palve, millega inimene tohib astuda üle surma piiri. Selle palvega saadetakse eluteel väsinuid ja lahkunud lähedasi. See on palve, millega usaldatakse Jumala kätte langenud. Ja need, kes süütutena on hukkunud, piinatud ja mõrvatud, kõik need tohime usaldada Jumala kätte. Sinu kätte, taeva Isa, sinu armastuse hoolde anname nad. Vahel saavad sõnad otsa, oleme meiegi seda kogenud. Mitte ainult siis, kui näeme sõjakoledusi enda ümber, vaid ka päris oma elu mures lapse pärast, ahastuses iseenda pärast, otsides lahendusi oma töös, oma suhetes, oma riigi käekäigule mõeldes, maailma tulevikule mõeldes, sõnad saavad otsa. Meie ei tea palju, mida öelda ja kuidas. Siis tuleb anda maad palvele. Seal, kus sõnad päriselt otsa saavad, algab tõeline palve. Ja see ei tähenda seda, et tuleb palju palumise sõnu ja ettekirjutusi Jumalale, kuidas ja mida kõik peaks tegema. Tõeline palve on kõige usaldamine Jumala hoolt. Vahel teeme seda päris sõnatult, vaikseks jäädes. Aga selle taustal on ikka see mõte: Isa, sinu kätte ma usaldan end. Siis ma tean, et siis on kõik hästi. Selle palve järel võis Jeesus langetada pea ja surra. Väliselt ei muutunud ju midagi. Surm tuli ikka. Taevast ei langenud ingli väehulgad alla seda olukorda muutma. Kurjad ja selle olukorra põhjustajad ei saanud karistust. Aga sisuliselt muutis see kõik. Jeesuse enda jaoks, kes teadis, et ka selles olukorras ei lähe ta tundmatusse, vaid teda oodatakse. Isa käed on juba lahti teda vastu võtma. Ja viimselt muutis seda olukorda väga suuresti, see palve, sest ennast Isa kätte usaldades läks ta vastu üles tõusmisele ja ärkamisele. Jumal loob alati midagi uut, ka keset surma, ka lõppu ja lootusetuse keskel. Usaldades end tema hoolde, pärime ärkamise. Jeesuse 3 ristil lausutud sõna varal tohime meiegi oma tänases suures reedes, aga ka lõpuks, aegade lõpul, meie aja lõpul koitval suurel reedel paluda andeks
ja saada andeks. Tohime jagada lootuse sõnu ja võtta neid vastu. Tohime usaldada end isa hoolde ja olla kindlad, varsti tuleb ärkamine, tuleb uus hommik, tuleb üles tõusmine. Aamen.